Siin on tänased 3 kaarti. Valige siis välja üks neist 3-st või hoopis soovige oma 3 soovi või küsige oma 3 küsimust. Ja laske kaartidele end juhtida ning teie küsimustele vastata või rääkida teile hoopiski tänase päeva energiatest. Tänase päeva esimene kaart meil ongi karikate 5. Karikate 5 on see kaart, et te ei ole mitte millegagi rahul, mitte midagi teile ei meeldi, kõik teid häirib, kõik on täiesti valesti. Ühesõnaga, te märkate kõike seda, mis teile ei sobi ja teile ei meeldi teie ümber. Näete siin samamoodi, et siin on ühes karikast roomab välja madu, teisest tuleb mingit tossu, 3. on üldse tühi. Selle asemel, et tähelepanu pöörata siia nendele 2 karikatele, kus on siis mõlemas karikas lillekene sees. Need on teie ressursid ja võimalused, millelt peaksite rohkem tähelepanu pöörama. Ja olge tänulikud kõigele, mis teil olemas on, selle asemel, et vaadata, kõik on nii valesti. Samamoodi võib öelda, et olge lihtsam ja inimesed on teiega kenamad. Kaart number 2 täna on ülempreestrinna. Kusjuures see karikate 5 on hästi tihti täiskuu aegu näitab ennast. Või isegi superkuu aegu, hetkel vist superkuud ei ole nüüd tulemas, aga siiski on täiskuu ja see täiskuu sellel aastal on selle aasta kõige suurem täiskuu, sest on maakerale kõige lähemal. Seetõttu võib-olla ka võib tunduda, et kõik on nagu täpselt mitte nii, et teid ümbritsevad inimesed teate, et täiskuu meid mõjutab kõiki. Mis tähemärkib mismoodi, kes muutuvad väga valjuks, kes muutuvad aktiivseks, kalad nagu näiteks mina ja veemärgid vastupidi tõmbume endasse, muutuma apaatseks. Et see on ka võib-olla see, et see ülejäänud müra on natukene traumeeriv võib-olla. Vastupidi, kui teie olete ise väga aktiivne, siis apaatne häirib teid. Aga kaart number 2 on ülempreestrinna, nagu näete, ülempreestrinnat juhib kuu ja siin on samamoodi see täiskuu. Et see võib olla ka märgiks sellest, et tuleks teha mõni täiskuu rituaal. Tuletage meelde, mis teie vanavanemad teil on rääkinud täiskuu ajal. Mida teha ja kuidas. Samamoodi see on ka võimalik, et kuu üleüldiselt valgustab ja toob asju välja. See võib ka näidata seda, et tegelikult on võimalik mõne saladuse valgust tulemine. Sellepärast ülempreestrinna räägib seda, et kui te soovite langetada otsus, soovite midagi teha, teil veel puudub piisav informatsioon. Teil ei ole piisavalt infot, et kõik see asi ära teha, mida teil on vaja teha. Uurige rohkem. Või vastupidi, tõesti mõni saladus esile, võimalik on ka raseduse valgustulek. Kas keegi avaldab oma raseduse või saate ise teada, et oih, üllatus. Armuafääre võib see veel tähendada. Et asjade valgustulek on see kaart. Ja kaart number 3. Tänasel päeval tõesti fantastiline kaart on jõud. Kui te mõtlete, kas ma jõuan, kas ma suudan, kas ma tahan, kas ma jaksan, ja te jõuate. Ja päevakaardina tähendab seda kõik, mida te olete planeerinud, kõik selle te täna ka ära teete. Selline on see tänase päeva 3. kaart jõud, väga fantastiline kaart. Ja tuleb vaeva näha, tuleb tööd teha, ei tule lihtsalt. Aga te teete selle ära, te saate selle, see võib